tere! Millegipärast tunnen, et on aeg vaadata ühte järgnevat päikesemärki, õigemini tema algavat aastat. Just värskelt kuulasin ühte muusikapala, mis nii-öelda juhuslikult järgmisena minu Spotify Shuffle Plays tuli. Panen selle lingi sinna alla, väga ilus lugu, väga meditatiivne lugu. Ja see kõneleb mulle inimesest, kes võib-olla praeguses käimas oleval aastal ehk 2025 ja võib-olla ka 2026 aasta algu esimene pool võib-olla lõpetab tõepoolest mingeid ringe. Temal on lõpud ja algused fookuses ja see on keegi, kes on hästi enda keskmes ja nagu midagi on loksunud paika tema elus. Ta on kogenud midagi ja ta tajub, et iga hetke kvaliteeti, et kui hästi sa siis elasid või armastasid või õppisid midagi, et mis on need elu kõige põhilisemad väärtused. Et lõpud ja algused, et ta mõtleb ka teispoolsuse peale, hästi helge lugu, aga samas ankurdudes siia maisesse ellu, igapäevaellu, et kuidas edasi või mis edasi niimoodi, et sa lood kvaliteeti, et sa koged kvaliteeti suuremat ja nii edasi. Kui sümptomitest rääkida, siis ma tunnen, et siin on keegi nii ilus hing, et tal võib olla silmadega midagi. Kas silmadega kerge ärritus, silmadega, ühesõnaga midagi silmadega on. Et mõnikord on valus vaadata maailma. Sest ta on keegi, kes on kas väga-väga helge, väga-väga teadlik ja võib-olla siin selles ebateadlikus maailmas ja impulsiivses maailmas tal on nagu raske võib-olla vaadata või näha asju ja sellepärast tal võib tekkida midagi silmadega, aga ma ei näe, et see oleks nagu alaline probleem. Lihtsalt ma ei näe, et see oleks suur probleem või midagi liiga, aga just sellel aastal tal tundub olema eriti ebamugav näha mingeid asju maailmas. Tema hingel on siis, see on selline sümptomaatika, ja võib-olla seda aitab siis leevendada seda, kui sa rohkem tegeled enda loominguga, oma elu loomisega ja keskendud teadlikult, tahtlikult nendele teemadele, mis sind rõõmustavad, mis sulle rõõmu ja heaolu pakuvad, võib-olla vähem vaadata ka uudiseid, kuidagi nagu lõigata ära see teema, mis mõni võib öelda, et ega see niikuinii siis ära ju ei lähe, et see on reaalsus, on ju. Jaa, aga me saame iga kell valida, mida me valime, et meil oleks hea, sest kui juba sümptom tuleb sellel teemal, ma näen, et see on just see sümptomi põhjus on tegelikult see, et liiga ilus hing on, et näha elu koledusi. Sellepärast sinu silmad võivad anda märku sellest. Huvitav, kes see siis võib olla? Panen selle loo siia alla. Vaatame siis, kes see võib olla, mis päikese märk see on, kellest ma just võib-olla eelkõne. Ja võiks öelda, et naisenergiat tuleb väga palju. Oled sa mees või naine, feminine energia on sinus suurem ja sul on väga hea kontakt loodusega ja oma hingega. Selline nagu puhas energia, aga samas võimas. Puhas, aga võimas. Ma näen, et siin on keegi, kes on muidu väga vagus ja nii, aga kui on vaja enda ees seista või kaitsta, tärkab temas vägi, hingejõud, mis on väga-väga suur, kõige suurem jõud üldse, mingi selline asi tahab läbi tulla. Näen selliseid heledaid toone, näen loodust, näen kontakti oma täheperekonnaga. Ühesõnaga, siin on selline natukene soulful
võiks öelda, et kui tarokaartidest võtta, siis see täht, eks ju, selline, kes Merkaba, hästi kõrgvibratsiooniline. No vaatame, kes see võiks olla. Kaalud. Ja ütleb the beautiful minded. Ehk ilusa, vaat see ka kõneleb, eks ju. See on kaalud. Ja mu pilku püüab seda, et teda aitab ka see, kui ta viibib palju kodus või tema süda on tema kodus. Tuleb läbi ka, üks kaart tahab mulle sellest, et õnnelik kodu on see, mis teda ka nii-öelda aitab, sest võib juhtuda, et tal on mingi väga stressi rohkem maailmas toimuvat näha. Midagi silmadega. Ma loodan, vaat see ongi kollektiivne, üldkollektiivne lugemine ja siin ei pruugi klappida kõigiga kõik. Aga vaatame. Nii, 12 kuud. 12 kuud vaatame kaaludele. Kui ma vaatan, kaalud on minu meelest ka Veenuse märk. Nende domineeriv planeet on Veenus. Et mul on feminin Libras kaaludes näiteks. Nii et oled sa mees või naine, et selline Veenus ehk elu ilu ja loodus ja hing ja et selles mõttes oled sa mees või naine, sinus on nagu mingi ingelisus ja kui ei ole, kaalud on ka õigluse märk, eks ju, beautiful minded ütleb siin, et aga see aasta, mis algab, justkui nagu rohkem tuleb see esile. Et kas see mees aspekt kaaludes on selline õigluse ees seismine. Ma just ennem ütlesin ka, et nad on muidu väga vagusi, aga kui on vaja õigluse ees seista, siis nad nagu seisavad. Siis tuleb neis justkui nagu selline maskuline esile. Nii, vaatame siis, ma vaatan, panen kõik kaardid välja 12 kuule 2026 kaaludele. Ehk siis jaanuari kohta ütleb, et sa oled selline self-reliance, ehk sa oled enda, et sa keskendud endale, aga sa oled samas ka selline saavutaja ja sa saad hakkaja selline ja oled ka avastaja. Võib-olla oled selline küll self-reliance, aga sa võtad vabamalt uut aasta algust. Näen väga palju loodusega kontakti. Veebruaris oled sa selline saavutuste keskne, enesekindel, kirglik, edasi mineja, edasi liikuja, võidukas, selline edukas. Märtsis on nüüd üks asi. Kas sa ise oled selline üksik hunt, kes on selline, motorbikes on selline, armastab vabadust või vabadust ja kiirust ja sellist võib-olla sellist elustiili, mis murrab reegleid ja nii edasi, või siis keegi selline inimene saabub sinu ellu. Et oleks natukene nagu kaitseingel või midagi taolist, kaitsva eesmärgiga.
aprillis on sul mingid kas uued algused või beebi uudised või mingi selline asi. Uued algused või uued projektid või beebi uudised, midagi sellist. Maikuus oled sellises romantilises meeleolus, aga sa oled hästi-hästi iseseisev. Nagu treating yourself, sa mõtled väga palju iseenda peale. Ja kvaliteetsele toidule võib-olla ka restoranid, kvaliteetsed toidud, tähistamised, mingid selline rahuldust pakkuvad elamused just toidu maailmas. Juunis on sul sõpradega hea koosolemine. Niisugune hangout on ju, nii füüsiliselt kui ka sotsiaalmeedia kaudu, koos olemine, sõbralikkus, soul tribe. Juulis on selline, et sul oleks nagu, juulis on midagi määravat. Juulis juhtub midagi määravat. Sinu endas on mingi varjutöö. Mingi varjutöö. Sa märkad enda sees midagi, et sa oled iseenda kõige suurem blokaator. Ja siin on mingi mask langeb, mingi varjutöö on siin. Sellel suvel siis, juuli. August on 50-50. Tundub, et sa ootad midagi just suhte vallas, aga tundub, et aina nagu ootama jäädki või oled unelev. Appi, see näeb välja täiesti nagu see naine seal muusikavideos või selles muusikapalas pildi peal. Nagu sa oled ootav, sa oled millegiga lõpparvet, sa oled sügavuti lõpparvet millegiga teinud. Enda sees midagi siin on. Nagu ootad midagi kättesaamatut või ma ei oskagi öelda. Siin on mingi selline, et nagu ootad midagi või kedagi, idealiseerid midagi või kedagi, kes ei suuda vastata sellele. Ehk see kedagi kauget, ideaalset või midagi iganes. Ja tuleb suvi ikkagi, tuleb selline, siin on juuni, juuli, august. Suvi ja sügise algus tuleb selline natuke segadust tekitav. Kuigi suvi algab väga sõbralikult, kevade lõpp ja suvi algab väga nautimine, sõbrad, lõbusus, siis ma näen, et see aasta ikkagi viib sind iseenda sisse aina enam ja enam. Nagu ka see lugu, mis ma lisan sinna alla. See lugu on ka tegelikult iseenese inventuuri tegemine. Ja septembris sa oled ka natukene nagu lost selles mõttes, nagu mingi segaduses oled. Long way home. See justkui nagu teispoolsus kutsub sind. Ehk hingekodu kutsub sind justkui nagu seal loos kutsub seda ja siin ütleb ka long way home. Et vahel nagu liiga raske on või ma ei tea, mingi selline asi. Mingi probleem on sul õhus. Ja see on natuke complicated. Going inward, ma näen ka, et sa lähed uuel aastal rohkem iseenda sisse ja see on natukene keeruline protsess. Oktoobris tundub olevat sul selline, et sa puhkad palju, aga ka võib-olla sellised sensuaalsed naudingud näitab. Oled palju magamistoas ja ma näengi, et sa tegelikult ka mediteerid päris palju.
astraalselt ja nii edasi, reisid astraalselt või midagi taolist ka, sellepärast et ja siin võib tulla love affair ka, intiimsus, aga ka väga palju puhkust, meditatsiooni ja nii edasi. November 2026. Mingid illusioonid purunevad, midagi on olnud. Ja üks viga või üks asi tuleb välja, et sa natukene kipud idealiseerima asju ja inimesi. Sul on ootused hästi sellised utoopilised ja need loovad optilist illusiooni või nad ilustavad kedagi või midagi ja novembris tuleb ka välja. Keegi on sinuga manipuleerinud. Et kõik ei ole nii, nagu paistab. Illusioonid võivad puruneda. Ja millega seoses mingi oma kogukonnaga, sõpruskonnaga, inimestega, sa oled natukene pettunud inimestes 2026 aastal ja see ongi selleks, et sa liiguksid iseenda sisse. Aga siin tuli ka, et varjutöö on, et mingi puhastustöö. Nii, 12. detsember on, 2026 aasta detsember on, kas sa ise oled strateegiline või keegi on sinuga? Või mõlemad? Mingi salakavalus on siin, see tuleb kalade peale. Keegi mängib sinuga või sina mängid kellegiga? Ühesõnaga, niuke energia tuleb läbi. Vaatame siis suhteid iga päikesemärgiga. Äkki see täpsustab midagi. Okei, see tahtis siia tulla. Las ta jääb siia. Oi, kui täpselt ta räägib. Vaata. Ma pean seda lausa katkestama praegu siin. Tuli sinna, ma otsin community. Tuleb community 11. maja peale. Tuleb optical illusion. Näe, vaata. Ma otsin, ehk siis sotsiaalsus, sõpruskond, vaata. Illusion. Täpselt need kaardid ka kinnitavad seda sõna, need kukkusid täpselt sinna peale. Et võib-olla üks asi, et ei tasu kõiki ja kõike usaldada 2026 aastal. Ma näen, et sa saad päris palju kõrvetada mingites teemades ja see on selle eesmärgiga looduse poolt, et sa suunduksid rohkem iseenda sisse. Omaenda rahusse, omaenda ruumi, omaenda vajaduste juurde. Nii, ma panen kõik välja ja siis ma kirjeldan erinevatega, eks teeme niipidi.
Suhete vallas püüab mu pilku see viimane kaart siin, et väga palju on võimuvõitlust. Ja ma arvan, et siin on see vihje, et sul on raske vaadata. Sul on raske suhetes maailmas toimuvaga, see on raske sulle. Silmadel on valus vaadata. See on, ma näen siin ühendust. Näita, mis siin näitab. Pingeline aasta tuleb sulle, sa tunned ennast natukene ülekoormatuna mingis osas. Jääraga on sul, kuidas sina näed jäära? Sa näed jäära leinas olevana ja kaitsvana, endaga olevana. Tal on ka mingi protsess, sa näed. Kuidas sa näed sõnni? Sa näed sõnni väga atraktiivsena. Kas sina või tema tahab kingitusi jagada, aga tuleb siiski mõõkade 3. Keegi oleks nagu haiget saanud või ma ei oskagi täpselt öelda. Või saab või ühesõnaga siin on mingi selline. Kaksikutega näitab, et tundub, et sina näed, tähendab, kaalud näevad kaksikuid nagu eraldatuna samamoodi nagu jäär oli siin. Aga kui ma vaatasin 2 kaarti juurde, näitab, et aitab see, kui on suhtlus omavahel, siis tekib selline hoopis teine soe dünaamika. Mingi selline, et võib-olla te olete teineteisest distantsil, eraldunud ja sa näed kaksikut kui omas mingis protsessis, aga sa näed, et kui tema suhtleb, siis see on nagu ülevoolavalt armastuskeskne. Või sa tahaksid temaga suhelda või kui tema suhtleb, mingi selline dünaamika. Et sa näed kaksikuid kui ennast armastavaid, austavaid läbi kommunikatsiooni. Et emotsionaalselt intelligentse suhtluse. Mingi selline tuleb läbi. Vähid. No vähkide näete rõõmsana, õnnelikuna, hingelisena. Näete, et vähid tahavad pakkuda teile midagi kingitusena. Ja üldiselt nagu koos viibimine on tore, mõistmine on tore ja nii edasi 2026 aastal. Kuidas te näete lõvisid? Te näete lõvisid nagu omas väes ja omas külluses ja omas väärtuses olevat. Näete, et lõvid teevad valikuid ja see valik lasub selles, et ollakse pühendunud tööle ja võib-olla rohkem individuaalne. Näete lõvisid väga-väga külluslikult. Kuidas kaalud näevad neitsisid? Kaalud näevad neitsisid kui väga kodukeskseid, aga midagi on, neitsidel on nagu midagi purunenud või mingi krahk ja nad ei ole avatud suhtlema või jagama. Neil on seoses mingi oma liidu või koduga mingi torn. Ja siis tuleb mõõkade 2. Nad ei taha sellest rääkida. Võib-olla aeg ei ole küps. Kuidas kaalud näevad teisi kaalusid? Väga külluslikuna ja mees ja naise energiat tasakaalus. Ma enne mainisin ka, et nad võivad aktiveerida endas ka meesenergia, kuigi nad on enamasti naisenergias, nad võivad aktiveerida endas meesenergia. Ja nad üldiselt näevad ennast, nad oskavad, siin oli ka varem, et nad oskavad ise endale pakkuda rõõmu, heaolu, naudingut ja võib-olla ma isegi ütleks, et suurendage seda 2026 aastal, sellepärast, et see aitab tasakaalustada neid muid pingeid, võimuvõitluseid. Nii, skorpionid, kuidas näevad kaalud skorpioneid?
näevad neid kui soulmates ja skorpionid justkui nagu tasakaalustavad neid, andes neile jõudu edasi liikuda. Ja võib-olla toetavad neid rahaliselt, kaalusid rahaliselt. Et justkui nagu skorpionid toetavad kaalusid rahaliselt natukene ja see aitab kaaludel edasi liikuda. Selline teema on natukene. Kaalud otsivad tasakaalu nii varju kui valguse, nii mees kui naisenergiate vahel sellel aastal. Siis nad tunnevad ennast tugevana, aga nad otsivad seda natukene, kuidas öelda, nagu välismaailmast, aga välismaailmas kõik võitlevad oma vahel. Parem on leida seda iseenda seest. Nii hamburiga on, ma ei ütleks, et hamburiga liiga külluslik suhe on, justkui nagu keegi midagi pakub, aga on külmus ja on säästmine ja on kuidagi niukene kinnihoidmine oma viimasest, mingi niuke, ma ei oskagi öelda. Külmad energiat on või et kuidagi säästvad või külmad kuidagi natukene. Kaljukits, kuidas näeb, oota, mõnes ma vaatan. Kuidas näevad kaalud kaljukitsasid? Nad näevad kaljukitsasid väga säravana, tähena, võib-olla ka internetis kuskil säravana ja tähene või reisimas kaugetele maadele. Nad näevad, nad inspireeruvad kaljukitsadest ja eesotsas just kaljukits naistest või naisfeminiin energiast, kuidas nad rakendavad seda. Siis ma enne ütlesin, et see veevalaja kohta tuli selline community kohta tähendab. Kui tuleb community koha peale, tuleb selline sotsialiseerumises siiski nagu hoiatused, optical illusions või midagi, siis näitab tegelikult, et keegi veevalaja, sa näed veevalajat kui kedagi sinu õpetajat või kaitsjat. 2026 aastal keegi, kes õpetab või kaitseb. Kas see on siis veevalaja ajastu või keegi inimene õpetab või kaitseb või suunab, aitab sul näha midagi selgemalt. Nii. Ja ma näen, see muusikapala on ka hästi selgust loov. See võib olla ka veevalaja ajastu mõju. Nii, ja kalad. Te näete kalasid ka õiglasena, väga-väga õiglasena ja tasakaalus. Aga te näete kalasid ka nagu keegi, kes taas sünnib. Ma näen, et te ise ka taas sünnite. Mingi osa, mitte küll järsult, mingi osa on teil olnud taas sünd, aga ma näen, et mingi taas sünd on tulemas. Ühesõnaga, mingi inventuuri aeg. Mingi õiglus. Tähendab, te näete kalasid kui kedagi, kes tahab teile midagi pakkuda, aga te vaatate ise eemale. Sellepärast, et teie olete kuninganna, tema on rüütel. Keegi tahab strateegiliselt, kalad tahavad strateegiliselt läheneda. Keegi siin, ma ütlen, et siin on mingi malemäng. Tahab teile midagi pakkuda emotsionaalselt seda, kuid ma näen, et te olete omas väes ja vaatate hoopis teises suunas. Kellegil on mingi strateegia siin ja see võib olla keegi karikate rüütel või kalad. No kalad on ka vee-element, eks keegi vee-elemendis. Nii, olgu. Vaatame 12 maja.
vaatame 12 maja. Miks see siia kukkus? Tähendab, siia kahe saboteerimise vahele tuleb mul tõeingel tagurpidi. Mingit tõde tahetakse varjata sinu eest. Hoiatus selle eest. Panen selle õiget pidi. Keegi tahab mingit tõde varjata. Aga esimene lause siit ütleb, et I am the way, the truth and the life. All that is real is anchored in truth. Huvitav. Ma tõin ennem ka välja mitmes kohas, et on kaitseingel veevalaja koha peal ja kaksikute koha peal on kaitseingel. Mingit tõde tahetakse, udu tahetakse ajada. Nii. Või sa ei taha näha tõde. Võib ka see olla, et sa ei taha midagi tunnistada endale, sest tegelikult seda ka kaardid väga paljud kinnitavad, et sa oled segaduses ja kuidas öelda, mingi varjutöö on sul, on ju, võib-olla see ka, on ju, nii. Vaatame esimene maja ehk siis sinu identiteet ja mees ja naisenergiate tasakaal. Seda sa rakendad. Teine maja on ressursid ja väärtused. Tuleelement, ambur, lõvi, jäär. Võib-olla tuleelement on sulle ressursiks. See võib olla tuleelement mitte ainult inimesena, vaid ka näiteks kamin, küünal, teha kirega midagi, mis sa armastad. Ise tegelikult kaalud on õhuelement, seega tuli õhk sobivad ka hästi. Nii, siis tuleb kolmas maja ja suhtlus ja interaktsioon. Ja tuleb ilu, keskendu maailma ilule. Oi, see on nii hästi läheb kokku, sellepärast et Libra on, ütlebki beautiful minded, eks ju, ta püüab näha elu ilu ja nii edasi, no Veenus on ka ilule keskendumine, jah. Kodu ja pere tuleb tagurpidi. Rahaline kindlustatus rahustab mind, mõtlen suurelt, tuleb tagurpidi. Ja mul on niisugune tunne, et kaalud ka natukene muretsevad raha pärast. Siin tuleb ka läbi, et ta nagu ei tunne ennast kindlustatuna ja tegelikult see tagurpidi ka ütleb. Ja kuna ta tuli kodu ja pere peale, siis jääb mulje nagu inimene muretseb oma kodu pärast võib-olla. No paneme õiget pidi. Siis tuleb 5. maja, rõõm ja mäng, andestus. Ma küsin täpsustus. Ütleb tippkaardi lugemine 1-1 on vaja siin. Rõõm ja mäng. Ei saa lokata. Ja tegelikult see laul ka, mis Lingimaa lisand, see on natuke tõsisem. On niisugune nagu, ta on küll helge ja ilus naisenergias, kuid ta on natuke selline tõsimeelsem. On nagu tahetakse, nagu väga raske on, tahetakse nagu
raske on nagu rõõm ja mängu koha peal on raske, tahetakse. Liiga raske tundub maal. Aga kaardid ütlevad, et rõõm ja mäng on olulised praegu. Ikkagi püüda seda teha, aga tundub, et sinu rõõmu ja mängu takistab mingi andestamatus mingis osas. Ja on nii raske, et tahetakse minna teispoolsuses, täheperekonna toetust vajatakse. Näitab seda, et kuidagi nagu lõigatakse ennast rõõmust ja mängust ise ära. Töö ja rutiin. Minu külluse kaitse. Ja siin on näha, et natukene kaalud on mures oma finantsi pärast. Nii tööl kui ka kodus. Nagu püütakse ennast kaitsta. Ja ei tunta ennast kindlustatuna. Nii, armastus ja suhted. Tuleb tunnustus, sõnad, väljendusrikkus, tõde. Ja aktsepteerimine. Siis tuleb transformatsioon. Eneseteostuse vallas tuleb transformatsioon. Ja õppimisest ma tahan võtta, ma tunnen, et väga suur õppimine on. Väga suur õppimine tuleb lausa niimoodi, et midagi sa õpid, mis muudab paljut. Sa õpid... Las ma vaatan. Ja sa õpid nagu võib-olla idealiseerimisest lahti laskma. Ja seda läbi huumori. Sa õpid seda päris palju nagu muutub. Karjäär ja edu. Sa oled oma selles töös, karjääris hea. Karjäär ja edu, sul on sulaselges seotuses, ma ennem nägin ka, sulle saab väga tähtsaks tegelikult kodu ja pere. Ja see tegelikult see on sulle tähtis ja sinu jaoks on nagu see omavahel seotud, et sa saaksid hoida oma kodu, sellepärast sul on edu ja karjäär omavahel seotud ja see tekitab sulle natuke, ma tunnen pinget siin. Pea on paks, nagu ülemõtlemine natukene. Aga tundub, et see natukene vabaneb rohkem. Et sa saad rohkem, sa oled meister oma erialal või oled hea oma erialal. Kui natukene mõtled üle nagu, et vaja on nagu lahti lasta, natukene üle muretsemine, just võib-olla mingi kodu ja raha või ma ei oskagi öelda. Ja töö. Et sa näed neid kui ühte ja sama kõik. See on nagu kuidagi nii sama näed. Community. No natukene näen, et see su töö, kuigi sa oled selles meister, enam nagu ei rahulda nii palju. Sellisel moel nagu võib-olla varem. Su töö ei rahulda sind võib-olla nii nagu varem. Sa tunned, et ajad on muutunud. Strateegiad on muutunud, kuigi sa oled meister sellesse. See töö millegi pärast ei rahulda ega midagi nagu ei edene. Ja ma näen ülemõtlemist.
olgu, ja siin tuleb läbi ka see, et ematöö. Ematöö tuleb tagurpidi ja siin tuli andestus, sellepärast sul ei ole rõõmu ja mängu, sest sul on vaja ematööd. Ja sellepärast tuligi kaardi lugemine üks ühele, et see nagu ematöö on siin, mis ei luba rõõmu mängu, mingi andestus siis emale. Spirituaalsus ja alateadvus. Tuleb spirituaalsus ja alateadvus, ma ütlesin alateadlik mustrina, silmadega on mingi teema. Kas kipitavad või silmade mingi sümptomid on. Kas on udused, kas on valusad, et raske on vaadata midagi. Ja tuleb Louise Hay füüsilise keha tervis metavaates. Ja ma tegelikult kohe alguses tõin ka silmadega teema, raske on vaadata, valus on vaadata midagi. Nii valus, et natukene on kutse isegi teispoolsuse abile või nii raske tundub seda vaadata. Siin on ka armu kolmnurk, ma ütlesin, keegi teeb siin strateegiat ja tegelikult võib juhtuda nii, et kui keegi sinu juurde tuleb, see ei pruugi tulla puhtast kohast, puhtast siirast kohast. Tuleb armu kolmnurk. See ei pruugi olla armastus, ütleb. Ja tegelikult siin näitab ka, et keegi justkui nagu on taktikaline. Või sina ise oled või ma ei saa aru. Et soovitus on lugeda. See on ka üks asi, kuidas võib-olla maailma mürast, kärast, draamadest tulla. Vali endale raamatuid, mis sind su hinge toidavad. Toit, mis sind toidavad. Kuula, mis sind toidab. Ära kaota ennast võimuvõitlustesse ja draamakolmnurkadesse nagu. See stressab sinu hinge. Nüüd vaatame siis 42, 30. Nüüd vaatame 12 aasta mõju. No võib-olla mingi läbiv joon tuli nüüd läbi selle 2026 aasta, kuid vaatame, kuidas ühe kaardiga veel, kas ta kinnitab seda. Tuli 3 kaardi, okei. 2026 aasta tuleb sulle, algab väga suure hooga ja julgusega. Justkui nagu väga suur julgus, kõigutamatu. Tuleb ka läbi, et kui sa mingeid lepinguid vaatad, siis kui sa midagi lood, manifesteerid või lepinguid loe hästi korralikult läbi. Tuleb läbi ka see, et sa tegelikult sulgud natukene endasse. Oled küll uhke, naudid enda asja, aga sa ei ole avatud. Oled kankekaelne. Ma näen väga palju üksindust või niukest nagu mingi nagu külmus on siin või ma ei oskagi öelda. Endaga olemist on palju. Nii, 2027. Tuleb jälle läbi, et ikkagi mingid lepingud vaata väga hoolega läbi ridade vahelt ja loe mitu korda läbi ja kuidagi lepingutele on ka rõhku pandud. Siin on optical illusion, mingi strateegia, ettevaatus selles osas. Nii, 2028. Vaatan uue kaardi. 2028 tuleb mingi eduaasta, edukas aasta tuleb. Rahaliselt ja õnnelik aasta. Just rahalises või selles mõttes edulises mõttes, tööalases mõttes. 2029. Mingi kriis tuleb. Midagi
mingi suur muutus. kaks tuhat 30. nagu see kriis jätkub 2030. mingi avalik midagi on siin, ma ütlen, võimuvõitlust jätkub su elus. Midagi avalikult. -hmm. 2031. Siin võib olla tõesti keegi avaliku elu tegelane, et tuleb mikrofon. Ma ütlesin eelmine ka, et mingi avalik, sotsiaalmeedia tuleb mitmes kohast läbi. Public speaking. Oh my god. 2032 tulevad prillid. Ma enne ütlesin silmadega teema. Tundub, et see silmadega teema siiski ei jää ainult 2026 aastasse. See on üks sümptom, mis võib olla sul aeg-ajalt lööb esile. Aga ütleb ka seda, et jälle kordab seda, et igasugused lepingud vaata väga hoolega läbi. Loe absolutely, tõesti fokusseeri, loe mitu korda läbi, küsi nõu. Lepingutel on kohe 2-kordne, kui mitte 3-kordne, ja tuleb 3-kordne isegi. Üleskutse. Sest mulle tundub, et sa oled kogeda saanud mingit ebaõiglust ja sa tahad nagu väga õiglaselt ja sul ongi vaja teha õiglaselt, et see ebaõiglus asi ei korduks. Midagi vabanes siin, ja mingi muster tahab korduda, aga sa ei lase seda, sest sa oled hästi, üleskutse on hästi hoolega lugeda. Ja jääda oma õigustele kindlaks. Rääkida, mis on sinu vajadused ka, mitte olla allahandlik. Ja 2033. Siin on nagu mingi vabaneme milleski, ohverdamine milleski, midagi sa pead ohverdama või lahti laskma või alla andma. For the greatest good, mis toob sulle edu, kui sa lahti lased. Milleski sa pead lahti laskma, et see toob sulle vabanemise või edu. Vaat see laul ka, 2026 aasta laul ka oli selline, mis ma panen siia alla, on ka nagu lahti laskmine kõigest sellest, mis enam ei teeni. Ja keskendumine põhiväärtustele, mis on see kõige tähtsam siin elus siis. Justkui nagu mingi asjade pehmel viisil lahti laskmine, et teha ruumi sellele, mis on siis oluline. Midagi sellist tuleb mitte ainult 2026, tundub, et ka 2033. 2034 tuleb mingi segadus. Ma ütlen, siin on mingi segased energiat. Probleemid, mingi, väga palju võimuvõitlust ma näen su elus. Et sa kuidagi nagu satud kontrollimatu, midagi nagu keeruline, kannatlikkust nõudev aasta on 2034. 2035 on sul valikute tegemine. Sa ei suuda otsustada midagi. Aga kaalud ongi ju need, kes öeldakse, et
kaaluvad ja ikka ei suuda ära otsustada. Vaat 2035 on ka sul selline, et viskad mönti ja selles mõttes, sest sa ise ei suuda otsustada midagi millestki. Et see on nii kaaludele tüüpiline, eks ju. Ma arvan, et see ei ole ainult 2035, see on vist väga tihti kaaludel. Nii, ja siis 2036 oled niisugune nagu samamoodi natukene, sa oled selline, et kui sa ei suuda otsustada ära, siis sa lased juhuse hooleks. Et sa ei valigi siis. Aga see ei ole ka hea. Ja sa oled selline, et kui sa ei suuda otsustada, siis sa võtad väga lõdvalt, kuidagi vabalt ja lased elul otsustada. Aga kuidagi nagu elu tahab näidata, et ei tea, ei ole hea variant see. Ei ole see hea variant, sellepärast, et siis sa jätad kõik juhuse hooleks ja ühisvälja hooleks, nagu seal ei ole nagu kontrolli ja tuleb mingid segadused. Segapuntrat tulevad siis, et sul on vaja rohkem ikkagi ära otsustada, aga ma näen, et selles laulus midagi sa õpid, selles laulus on näha, et sa teed väga suurt inventuuri, puhastustööd. Et kõik üleliigse koristus, mitte ainult endast väljas, vaid eelkõige enda sees on selle laulu sõnum. Aga 2037 ma näen, midagi jälle loksub paika, võtad ennast kokku. Ma näen, et kõik oleneb sinu enda sisemisest. Kõik su väline oleneb su sisemisest ja sa oled nagu võib-olla olnud väga välja orienteeritud, kuid siin ma näen, et sa aina tuled ikkagi enda keskmesse. Ja sa oled väga välja orienteeritud, välisele orienteeritud. Aga kutse on tulla enda sisse. Ja nagu mingi lahkuminek oleks siin ka. Dear John. Cold heart, breaking up, divorce, set boundaries. It's not you, it's me. Okei. Sa tahaksid nagu olla lähedane, aga nagu ei taha ka. Sul on mingid oma hirmud. Cutting cords. Something's not working. Ja alati sa nagu suundud üksindusse lõpuks, kuidagi nagu ja ma näen, see suurim takistaja on sul vanemate töö, ema töö, andestamatus. See viib sind sellisest rõõmust kurbusesse, nagu katkestad suhteid või ma ei oskagi öelda, selline nagu, et sa tahad üksi olla. Siin tuli läbi andestus on vajalik, et sul nagu mingi solvumine on siin. Mingi selline. Aga jooga võib sulle hea olla ka, mis aitab sulle. Jooga, meditatsioon, tuleb ka läbi, et inner child healing, sisemise lapse tervenemine, lõõgastumine, meditatiivsed tegevused. Ja see sisemise lapse töö on seotud ema tööga näitab. Andestus, ema töö. See on sinu suurimaid takistusi, mis muudavad sind kurvaks või mingi selline. Ja sa projitseerid neid asju ka oma lähisuhetele. Sa nagu oled külm selle pärast. Mingi on siin. Võib-olla sellepärast, et sinuga oldi külm. Sa nagu oled väga välistele maistele asjadele keskendunud, aga ma näen, et 2026 aasta sa mõtled ka kõrgemate jõudude peale, sest sul on niivõrd raske midagi või mingis osas on sul raske. Ja ma näen, et see nagu mõjub ka su silmadele.
silmadel on valus midagi näha maist. Selles mõttes välises maailmas on raske näha ja sul on nagu kutse tulla, tegeleda asjadega, mis sulle head pakuvad ja enda sisse rohkem tulla, sest ma näen, et siin on mingi ka ematöö, ma näen see varjutöö ja ematöö võib olla seotud omavahel. Ja see oligi siis kaaludele, panen ka selle laulu sinna alla. Võib-olla see aitas sul näha midagi. Tuleb ka basiilik. Basiilik võib olla sulle hea, sest ma näen, et südametöö, midagi rohelist, toitumine või loodus või roheline südametöö või et nagu oleks hea ja värskendav. Ja loodus. Loodan, et sa said siit midagi, kui see sind kõnetas, pane like. Kui sa tead kedagi, kaalusid, jaga temaga seda videot ja tulge koos, järgige mu lehte, sest kes teab, mis päikesemärk on järgmine, sest me võtame ju loosi teel. Hästi, kõike head sulle ja kohtumiseni!